Ameerika Ühendriigid peatasid just Iraani paralleelse laevastiku uue aluse ja suurendavad survet Teheranile kriisi kõige tundlikumas punktis, naftarahas. Tegevus toimus Araabia merel keset Ameerika Ühendriikide jõhkrat blokaadi Iraani sadamate vastu. Ja sellel teisipäeval, 2026 aasta 28. aprillil oli Washingtoni sõnum selge. Iraan võib ähvardada Hormuzi väina, võib proovida aega võita ja võib otsida vahendajaid. Aga nende laevad ei saa endiselt vabalt liikuda, kuni majandus täielikult kokku kukub või kuni režiim annab järele läbirääkimiste peamistes punktides. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti kanal tellitud, et olla hästi informeeritud, saada reaalajas infot parima ajakirjandusliku kvaliteediga, usaldusväärsuse standardil Milson Alvese. Peatatud laev on MV7, mis kuulub niinimetatud Iraani paralleelse laevastiku hulka. See võrgustik kasutatakse nafta ja selle derivaatide transportimiseks sanktsioonide haarde ulatusest väljaspool, kasutades kaudseid marsruute, varifirmasid ning püüdes varjata lasti päritolu ja sihtkohta. Ameerika Ühendriikide keskväe juhatuse andmetel peatas laeva Araabia merel USS Pinckney ning sellele anti käsk sõita sõjalise saatjaga tagasi Iraani. Juhtum on oluline, sest see ei puuduta ainult järjekordset seisma pandud laeva. See vaam on nende 19 aluse seas. See tähendab, et operatsioon on suunatud struktuurile, mis on loodud selleks, et raha jätkaks Teherani jõudmist ka rahvusvaheliste sanktsioonide ajal. Washingtoni jaoks tähendab iga kinnipeetud last vähem tulu režiimile, vähem jõudu nende sõjamasinale ja vähem võimu relvastatud liitlaste toetamiseks Lähis-Idas. Valge Maja näeb kriisi otsekoheselt. Iraan üritas kasutada Hormuzi väina survevahendina. Iraan üritas kasutada seda nafta ja gaasi jaoks elutähtsat väina. Teheran püüdis tekitada hirmu ülemaailmsel turul ja suruda välja järeleandmisi. Kuid Ameerika vastus oli mängu ümber pöörata. Kui Iraani režiim püüab lämmatada maailma kaubandust, siis Ameerika Ühendriigid sihivad laevastikku, mis aitab Teheranil naftat müüa ja nende majandust töös hoida. Alates Iraani sadamate blokaadi algusest on 38 Iraani päritolu või sihtkohaga laeva ümber suunatud, vastavalt Ameerika uudistes mainitud andmetele. See tähendab hilinenud kaupa, tagastatud naftat, ohustatud lepinguid ja ostjaid, keda survestatakse otsima teisi allikaid. Energiast sõltuva majanduse jaoks ei ole selline surve sümboolne. See mõjutab režiimi rahakotti. Samal ajal püüab Teheran pakkuda mugavat väljapääsu. Washingtonile Pakistani ametnike kaudu saadetud ettepanek viitaks sellele, et Iraan oleks nõus Hormuzi väina taas avama, kui Ameerika Ühendriigid peataksid tuumaläbirääkimised. Režiimi jaoks oleks see tohutu kergendus. Blokaad kaotaks jõudu, osa kaubandusest hakkaks taas toimima ja tuumaprogramm ei oleks enam surve keskmes. Aga just see ongi punkt, mida Trump ei aktsepteeri. Ameerika president on selgelt öelnud, et Iraan ei tohi omada tuumarelva. Valge Maja jaoks ei lahenda kokkulepe, mis avab Hormuzi väina ilma tuumaküsimust käsitlemata kriisi, vaid ostab Teheranile lihtsalt aega. Washington soovib, et režiim nõustuks läbirääkimistega ja käsitleks keskset küsimust, püüdmata eraldada meretõkestust tuumaohust. Trump tühistas ka teise kõneluste vooru, mis oleks pidanud toimuma Pakistanis. See otsus näitab, et Ameerika Ühendriigid ei soovi astuda läbirääkimistesse, mida juhitakse Iraani surve all. Presidendi sõnavõtt oli karm. Ameerika Ühendriikidel on kõik trumbid käes ja Teheran teab, mis peab igas kokkuleppes sisalduma. Teisisõnu, režiim võib otsida dialoogi, kuid ei saa valida, millised teemad jäävad arutelust välja. Sevani kinnipidamine näitab, et surve ei piirdu ainult sõnadega. See avaldub merel, kaubateedel, sanktsioneeritud laevadel ja lastides, mis ei jõua enam ostjateni. Eesmärk on takistada variflooti jätkamast Iraani režiimi jaoks päästeventiilina. See, mis varem tundus diskreetse võrgustikuna, on nüüd mereväe otsene sihtmärk. See varifluut on Teherani üks tähtsamaid majandusrelvi. Selle abil püüab režiim müüa naftat, kasutades välisriikide lippe, segaseid marsruute ja raskesti jälgitavaid ettevõtteid.
Kuid Araabia merel toimunud kontroll näitab, et see tee on muutunud kitsamaks. Laev võib vahetada lippu, muuta marsruuti, proovida dokumente varjata, kuid jääb endiselt haavatavaks, kui satub Ameerika radarile. Ameerika Ühendriikides sõjaline kohalolek piirkonnas on samuti kasvanud. Ameerika uudised räägivad lennukikandjatest, tankimislennukitest, sõjalistest kaubalennukitest ja õhusillast, mis toetab operatsioone Lähis-Idas. See annab Valgele Majale rohkem võimalusi blokaadi säilitada ja reageerida, kui Iraan peaks proovima olukorda eskaleerida. Washington ei ähvarda mitte ainult, vaid on juba positsioonidel. Sõjalisel rindel on Ameerika uudistes avaldatud hinnang, et Iraanil ei ole enam sama jõudu nagu konflikti alguses. Ta väitis, et raketitehased on kahjustatud umbes 75% ulatuses ja droonide tootmisvõimekus on langenud umbes 80–82%. Isegi kui Teheran püüab osa sellest infrastruktuurist taastada, on see löök vähendanud nende tegutsemisruumi. Sellegipoolest pole režiim lakanud olemast ohtlik. Teheran võib ähvardada naabreid, aktiveerida piirkondlikke liitlasi ja tekitada ebastabiilsust. Kuid nüüd seisab ta silmitsi survega mitmel tasandil samaaegselt. Ta kannatab merel, ekspordis, rahanduses, sõjatööstuses ja diplomaatias. Teherani esitatud ettepanek ei vasta Washingtoni peamisele nõudmisele ja see hoiabki blokaadi jõus. Nafta on selle vaidluse süda. Ameerika merevägi on juba saatnud Iraani tagasi üle $1 miljardi väärtuses toornaftat. See nafta ei jõua turule, see ei too tulu, ja see ei täida režiimi kassat. Kui toodangul pole võimalik kuhugi minna, satuvad sadamad surve alla. Mahutid täituvad, lepingud satuvad ohtu ja energiatarneahel hakkab kinni kiiluma. Sellepärast ongi see sümboliks saanud. Majandussõda lakkab olemast lihtsalt fraas pressiteates ja muutub konkreetseks pildiks. Päris laev, päris marsruudil, sunnitud tagasi pöörduma. Teherani jaoks on see karm hoiatus. Varilaevastikku saab jälgida, peatada ja sundida taanduma. Ja aiga taandumine vähendab nende ostjate usaldust, kes üritavad endiselt Iraaniga varjatud teid pidi kaubelda. Iraani ettepanek paljastab samuti režiimi nõrkuse. Teheran soovib leevendust merel, kuid ei taha loobuda tuumaprogrammist. Ta tahab avada Hormuzi väina uuesti, kuid püüab vältida nõuet, mis pani Washingtoni karmistama. Ta tahab müüa naftat, kuid ei soovi aktsepteerida reaalseid piiranguid. Ameerika Ühendriikide jaoks näitab see, et režiim püüab endiselt aega võita ja mitte kriisi lahendada. Washington loodab, et majandussurve võib viia lahenduseni ilma maismaa sissetungita. Prioriteet on blokaadi säilitamine, õhu ülekaalu hoidmine ja takistamine, et Iraan ei taastaks kiiresti oma sõjalist ja tuumavõimekust. Ameerika vägede sisenemine Iraani pinnale ei paista olevat peamine valik. Tugevaim plaan on lämmatada režiim seni, kuni ta nõustub läbirääkimistega. Sellegipoolest on ummikseisu keskpunkt endiselt Teheranis. Just Iraani režiim püüdis kasutada elutähtsat marsruuti väljapressimiseks. Just Iraani režiim püüdis eraldada Hormuzi tuumaprogrammist. Just Iraani režiim hoidis varilaevastikku, et sanktsioonidest kõrvale hiilida. Nüüd tunneb seesama režiim karmima ja raskemini välditava Ameerika vastuse surve. Lõpuks üritas Iraan Hormuzis ülemaailmset kaubandust lämmatada. Ameerika Ühendriigid vastasid, lämmatades laevastikku, mis hoiab Teherani püsti. Iga kinnipeetud laev suurendab Iraani panuse hinda ja sunnib režiimi raske valiku ette. Kas nõustuda tõelise kokkuleppega või edasi veritsema merel, naftas ja kassas? Pane sellele videole like, telli kanal ja lõpuks vaata kommentaare, et olla veelgi rohkem seotud Alvese kogukonnaga.